Tartumaal Elva külje all järvede ja metsade ääres peab mesilasi Janek, kes juba noore poisina pani tähele mesilasi looduses ning kelle armastus on kestnud tänaseni. Käisin poistega ujumas 93. aastal. See oli 8. august. Ja üks sülem oli üleval. Otses. Algul meid entast väljagi. Ja õhtul käisime veel ujumas ja ta oli ikka veel paigas seal. Võtsime alla. Ja see oli päris hull tegemine, et me saime nõelata. Ta oli kuskil 4-5 meetri kõrgusel. Alla ta tuli lõpuks. Ja kasti sai, tõime koju ja panime lihtsalt ühte kartulivakka, vanasti sellised vakad. Ja seal ta elas ühe ööpäeva. Õppisid natuke seal käima, kusjuures kärge nad sinna ei ehitanud, et see oli huvitav. Aga siis ma sain ühe vana taru ja tõstsime ümber. Ja sealt nad siis hakkasid elama meil. Kodupiirkond on mahepiirkonnas. Aga see, siin on mett, aga see ongi üks suuremaid peresid siin. Seal on ka mõned suured, aga üldiselt ma hoian kodus väiksemaid, sest mul on neid palju. Ja selleks, et see mahepiirkond annaks mingi toodangu, siis peab neid vähem olema. Selles mõttes, et kui siin ümbruskonda juba vaadata, siis praeguseks on kõik purustatud, et siin ei jääta mitte midagi. Aga siis teised piirkonnad, kus mul on ka päris siuksed põllunduses, on mul 4 või 5 gruppi. Teised on ikka jäävad sinna sellise metsa ja sellisele alale. Aga korjetaimedest peab ikka kevadel on ajuvõilil, viljapuud, neid on siin külje peal hästi palju, ristik, metsvaarikas, kui on raielange lähedal, tairaps, mesikas, pärn. Ma olen oma aja peremees ja mesiased on minu aja peremehed, sest ma võin üks päev edasi lükata oma töö, aga ma ei saa seda teha lõpmatusegi, ma pean lõpuks ikka kõik ära tegema. See vist on suurim rõõm. Või on ikka mesilased ise. Midagi mõnus töötada, ma ei tea, kuidagi rahustavad. Kõik mesinikud, kes Nettari alla on koondunud, jagavad oma töös samu väärtusi. Eesti loodus on parim koht mesilaste pidamiseks. Mesiniku roll on jälgida, et mesilaste hoolega tehtud töö parimal viisil sinuni jõuaks.